mida sa õpetad noortele? Esimene rivimistus. Tänasel päeval me näitame marmorit, näitame mosaikplakkimist ja on vedeltapeed. Räägi kõige positiivselt, mis selle asja juures on. Vahva tolm, vahva lihvimine. Ja lihvimine on see kõige parem töö. Ei väga tore. Mitu aastat sa õpid seda? 3. Ja sinu saad? Maale. Ma olen juba pikemat aega jälginud neid lokikesi ja sirgendajaid. Nii palju oma naistemaailmastest juba tean, et mingid siuksed tangid on olemas. Selge, saime ka siit väikese slogani, et tulles ametikooli juuksurilt juurde, pole karta midagi, sest juuksed kasvavad ju tagasi. Kas sa oled juba arvestanud sellega, et sa pead hommikul kella 2 üles ärkama ja küpsetisi vormistama hakkama? Mitte nii vara, et 7 peab ikka tööle minema. See on elutahe ja elukutse ühes käes. Kas see asi ka ära tasub? Ma arvan küll. Vähemalt enda rõõm on asja juures olemas ja nähes neid väikeseid, kes siin praegu laua taga olemas on ja nendele rõõmu pakkuda ei peagi ju sellest mingit tasu saama. Minu sees on olnud alati suur tahtmine. Need asjad, mis mind huvitavad, ma lähen nende järgi. Ja ma tean seda, et sinu sees on kaasa olemas ja sul lihtsalt teinekord puudub võib-olla see julgus astuda esimene samm. Aga mina julgustan sind. Ma tulingi täna tegelikult siia selleks, et öelda sulle, et ära karda seda esimest sammu astuda. Ära karda seda esimest sammu astuda, mine julgelt oma valiku järgi ja mine nii kaua, kuni sa otsustad ümber. Ja samas ära karda mingil hetkel ümber otsustada. Kui sa oled veendunud ühel hetkel, et see tee enam ei huvita sind, siis lase julgesti lahti. Leiki mingi asi, mille vastu teha kirg ja küll te leiate mingid lipid, kuidas seda rahaks teha või midagi sellist. Ärge ante kergesti alla, et ma ei pea sinust seda, et peaksite Superstaari saatesse 2 korda minema või midagi, aga leiki mingisugune muu väljend oma unistuste teostamiseks. Anti juhu selle võimalus, saatke oma CD-sid või midagi, ma ei tea. Ja käige vähemalt korra välismaa tööl õppimas, et see, kuidas see tolerantsi kasvatab ja maailma vaadet suurendab, et see võib-olla isegi kõige olulisem. Ja mis tasub elus kõrva taha panna? Ega teie vanuses ilmselgelt eriti kõrva taha ei pane, siis ma mäletan ise, et siis ma olin kõige targem. Ma ei ole kunagi olnud nii tark kui teie vanuses. Aga hoidke suhteid, hoidke lähedastega, hoidke perega, hoidke sõpradega, hoidke juhuslike
kohtumiste käigus tekkinud inimestega mitte kunagi ei tea, kus need võivad olla toeks või uue võimaluse avanemiseks. Ma ütlen seda siiralt, et julgege teha asju, mis esmapilgul tunduvad natukene veidrad, kes mind vaatab, äkki keegi kuuleb, las kuuleb, las vaatab. Sellepärast ongi inimene, iga inimene on omaette isiksus ja kui me üritame teha kõike nii, nagu ei peaks, kui me üritame ehitada Tallinnasse järjest uusi solarise keskuseid, no siis ei ole tõesti mõtet millegile muule kui loota ainult, et elu läheb paremaks. Kui üle lootuse on veel võimalik midagi ära teha, siis tuleb seda teha. Elus peab tegema natuke pööraseid asju. Uskuge mind, elu ei tohi olla ainult keskpärane on igav. Aitäh!